reede puhul kostitatakse meid tervelt 22 soojakraadiga. Toas on 24. Ja loomulikult on meil selleks puhuks ka õuepesa valmis. Aga suvevarustust peab Tirtsule alles ostma, sest üks müts, mis ma talle täna pähe panin, on talle tegelikult natuke väike. Ja ma tegin meile sellise mõnusa pesa siia vihmavarju taga, et Tirts saaks olla ikkagi õues, aga varjus. Terrassil saab ka olla, sest meil on päeval on terrassil on vari. Aga kuna ma ei mõelnud üldse, siis mul ei ole tänaseks talle veel päiksekreemis, ega ma ei saa teda päris päikse kätte lasta, aga vähemalt on õhukesi riidid, ma mõtlesin, et peaks midagi suve mingi sellise õhukese kostüümi moodi värgid olla ostma, nagu pükskostüümi. Enju. Ja tahtsin talle just süüa anda, aga ta ei olnud selle mõttega väga päri, et meil on beebigrupis praegu selline periood peal, et praktiliselt kõikidel lastel on üks hästi pikk arenguhüpe käsil, mis väljendub väga suures läheduse vajaduses. Väga suures. Nii et jah, söömine ka alati ei lähe. Aga siis, kui piisavalt palju kaitsu saab ja kallistada saab, siis siis on hea olla. Jah, siis on hea olla, eks ju. Saime just hiljuti ühe mega cooli karbi Madara Insider Beauty Box. Ja kihvtilt pakitud, mulle meeldib see must täidis. Aga vaatame, mis siin sees on, ma tegelikult korra juba piilusin, aga ma ei saanud mitte piiluda, on ju. Edasi siin on siis Cellular Repair Serum ehk siis seerum. Siis on, see on Time Miracle sarjast. Siis on see seep. Sobib nii kätele kui kehale. Niisutav seep. See on siis Horsetail, Thyme and Lemon Balm. Siis on veel Smart Antioxidants Anti-Fatigue Eye Rescue Cream. Targets fine lines, dark circles, puffiness and tired eyes. Aga jah, mul on hommikune nahahooldus tegemata praegu, siis ma saan need kohe kõike lasta. Siis on siin 2 testrit. Nende see, mis see on? Tinting fluid. Mul on olnud vist see Sunflower Golden Beige mul kindlalt olnud, aga mul on see teine ka olnud, igatahes hästi mõnusad asjad, et kui nahk on heas korras, siis suvel need on nagu ülihead lihtsalt. Ta on põhimõtteliselt tooniv päevakreem. Üli ilus on see. Ja siis olid siin kaardikesed. Vaat, seda ma tahan juba proovida nussuda, aga meil on nii palju seepe lahti, et ma ei hakka hetkel seda käiku võtma. Ja selle seerumi ja siis silmakreemi ma proovin kohe ära. Mul on siuke hea saaremaara praegu. Ma pesin hommikul juuksed ära, aga ma ei ole neid veel kamminud ja nad on mul siin lihtsalt loomulikult kuivanud. Aga minu täna hommikune nahahooldus siis on selline, et mul on nägu pestud ja ma vist ei pannud mitte midagi peale. Ma pesin selle Clinique Pep Start kooriva näopesukeeliga. Nüüd teeme näo üle selle Pixi Glow Tonicuga. See on siis ka kooriv. Mulle siuksed asjad meeldivad. See jah, ma ei hakka pikalt rääkima. Ma ei tea, kes siin mu põhikanalit ja blogi jälgivad. Andke märku, kas te tahaks, et ma teeks mingisuguse praeguse nahahooldusvideo või midagi. Ma olen nende videotega hoos. Mul on siin paar tükki ikka veel plaanis. Ma ei tea, kas siin videos on näha praegu, aga mul on otse sinna oluliselt päevitunum, kui on
näo alumine pool ja seda sellepärast, et vist eelmine nädalavahetus oli see eelmine, ei, üle-eelmine nädalavahetus ja see pidi üle-eelmine, jah, üle-eelmine olime pool päeva sõprade juures ja mul ei olnud meiki peal ja ma vist järelikult ei pannud hommikul ka niisutavat kreemi või ma ei tea, mis värk oli, kes tahes ma põlesin jumala ära niimoodi, et mul siit nurgast mingi koorus nahka siin üks päeva. Igatahes toonikuga tehtud, siis nüüd tuleb siis see seerum. Cellular Repair. See käib siis puhastatud nahale enne mingid niisugused, lala, kui lahe. Selline rohelist värvi. Paneme seda siis põhikohtadesse, kus mingid kortsulaadsed asjad on. Hästi klassikaline madaratoodete lõhn on sellel. Selline kergelt murulõhn. Ja läks juba ka nuutama. Ma loodan, et ta midagi vahepeal filminud. Ma näen seda alles siis, kui ma monteerima hakkan. Et ja, ma loodan, et vahepeal tuleb siis klippe sellest, mis Joel teeb. Ja ma vist eelmise blogi lõpus mainisin, et mul sõbranna tuleb siia, et siis me lähme vaatame ühte väikest metsatukakest. Nii et ja, tuleb väike, meil ka väike loodusretkekene. Ja siis me läheme kotiga ilmselt. Ma võin samal ajal ju selle silmakreemiga ära proovida. Silmakreemidega on mul niimoodi, et mul Kiilsi oma läks manalateed. Sai vanaks. Lahe, siuke punane otsik. Igastahes see kreem on valge. See läks hukka juba. Aga silmakreemidega on mul küll see, et ma tean, et ma pean kasutama. Aga ma kogu aeg unustan. Ja ükski silmakreem ei ole mingi süke, et ma vaataks, et mingi ülihea. Või noh, ma ei tea, mis efekti ma mingi ootama peaks. Niisutatud nahka. Nii et kui ta mind ei ärrita, siis üldjuhul mulle see kreem meeldib. Nii, mis see osa teeb? Hästi õnnalt ma nagu tunnen seda seerumit nahal. Aga paneme siis Clinique Pep Start niisutava kreemiga. Ja siis on päevaks valmis nahk. Täna kui vist juuksud kuidagi nii kohevaks mul. Kindlasti ei tohi kaela unustada. Tada, tehtud. Nahk on päevaks valmis. Ma arvan, et selles on ka mingi SPF sees. Ma tahaks loota selles suhtes, et enamikes kreemides ja jumastuskreemides üldjuhul tänapäeval on. Aga jah, hästi tihti näiteks jumestuskreemidel ei ole kirjas, aga tavaliselt neil on. See räägi, mul nägu ei ole mitte kunagi varem niimoodi ära põlenud. Sest mul on alati ikkagi mingi kerge asi peal, aga siis mul põles ära. See oli vastik. Aga jaa, blogilugejad, andke kommentaarides märku, kas te tahaksite mingit nahahooldusvideoid. Eks mul siin on need tooted vahepeal vahetunud, et ma ei mäleta, millal ma viimati midagi nahahoolduse teemal rääkisin, aga mul on täiega see tung sees, et ma oleks täiega filmide käest videoid teha B-kanalile, nii et kirjutage, mis te näha sooviksite. Väiksed murumunad valmis minimatkaks. 4 tükki või? Kusjuures võib olla, jah?
ma võin sealt GoPro sisse panna, vaadata, mis seal on. Seal on üks puu on tal pooleli seal. See on nagu on küll ja küll vaata saanud kalal käia. Kõndid, kukud kuskil auku järsku. Siin on päris kaugele. Kas me saame üles ka? Meil ei ole mõtet siit üle minna, et siin ongi näha, et see kobrad siin teeb oma asju. Siin on väike kobrad. Jah. Kobrad. Noh. Joo. Joel kukkus ette. Ei. Tegelik noo. Ei oska Joel, sain teada, et Joel ei oska lõpuda. Hakkasin lõpma veel. Ja siis sa tulid appi ja pääsid ära. Ta pani vetti selga kohe, kui vette kukkus. Ossa kurat, siin on päris sügav ju. Aer ei lähe põhja siin. Nüüd vaatad, geoloogiks veel hoogis. Selle koha peal, kus ma rääkisin Joelist, kuude käib. Vaikne jõgi on. On jah. Huvitav nagu mitu kraadi praegu on. Enne oli, kui me tulema hakkasime, mingi 15, aga praegu on küll siuke tunne mingi 25. Noh. Aga see ongi see, et vee peal ja tuult ei ole. Aga kui tuul oleks, muidu oleks kuradi tagapool. Jah. Aga kiire. Kiire on. Väga raske. Midagi ei tule ka ikka veel. Oota. Kuulda on. Usun, et Alex nüüd tulevad. Need tulevad esimesed. Järge, ta või paneme edasi. Paneme edasi. Nii ilus on see. Nüüd me oleme muidugi siin mitte nii ilusas kohas. Selja taga oli natuke ilusam. Seltsiline siin. Ja võt sellised taustahelid on meil siin, sest minu seltsiline arvab, et on juba lahe kisada. Noh, kus suunas minek? Me tulime seal. Ja, me tulime sealt poolt. Kas me läheme sinna poole? Või me läheme sinna poole? Läheme sinna poole. Ostsin eile õhtul Tirtsulaasale päiksekreemiga ära, päiksekaitsekreemi. See on siis SPF 50 La Roche-Posay oma. Tundus igatahes peale pannes päris mõnus siuke tugev ja tummine. Me oleme nüüd teel linna. Lähme paneme Bloggers Marketi ajaks mu asjad valmis. Ma olen ropult väsinud. Ma tahaks teiega magama minna. Jah. Eval on see. Jah, Eval on see. Lihtsalt must. Aga jaa, nii, võid edasi rääkida. Mu eelmised klipid, mis siin ilmselt siinsamas videos on, et ma eriti ei rääkinud, kuna see, natuke rääkisin, aga enamus aega ma filmisin lihtsalt ja ma ei saanud väga palju filmida, kuna see oli firma üritus ja kahe firma üritus nii-öelda, Katu tuli vastu.
jõukatsu. aga kuna see oli ka firma üritus, ma ei tahtnud nagu neid inimesi niisama ka filmida ja ühesõnaga ma üritasin filmida nii palju, kui ma sain ja nii diskreetselt, kui ma sain. Võid edasi rääkida. Annan jutujärje üle sulle. Ma ei olegi midagi öelda, ma olen lihtsalt väga väsinud kuidagi. Tegime oma minimatka ja chillisime niisama ja... Ma ei tea, kus siit on näha, aga... Joo jaa, täiega näha. Esimene päike ja kohe põlenud. Me jõudsime Kalamaia kohale. Siin nuka peal on tali. Ja siit juba hakkavad Kalamaia päevad ja kõik kaifivad. Sen. Sen seal. Mellu käib. Ma käisin Kalamaja päevadel. Liina oli Bloggers Marketil, ma jäin lapsega Kalamaja päevadele. Ja kaamera oli mul kaasas, aga mul läks täitsa meelest ära filmida. Ja siis ma veel lõpuks ostsin ratta ja sõitsin rattaga koju. Ja muidugi ratta ostmist käib film. Me peame ennast parandama. Toimub. Väsimus. Sa ei ole ainus, kes väsinud on? Kus sa tead, et ei ole? Siis ma olen ka väsinud. Laps oli ka väsinud. Me oleme kõik väsinud. Perekond väsinud. Tegelikult me tulime pilti tegema. Ütleme nii, et me oleme tund aega liiga vara tegelikult. Sest et ei ole veel päris nii loojang. Ma olen kontsades. Aga noh, kui me tavaliselt käime kuskil mingi toidupoes või korra mingi riideid ostmas poes, siis ma tõesti pole kontse jalga pannud. Nagu näete, siis me ei olegi saunast punased ja oma väikses tarvilikus toas. Jah, me üle pika aja ei teinud sauna, ei viitsinud. Ei jaksanud teha täna. Aga jah, täname vaatamast ja näeme järgmine nädal. Jop. Tšau. Peace out.